Magnet Fishingu part 3. Vastame siis teie palvetele. Kaasa me võtsime 3 magnetit, 600 kilogrammise, 400 kilogrammise, 300 kilogrammise tõmbejõuga magnetid. Samuti meil on teile üllatus, meil on kaasas ankur, mis on meile suureks abimeheks. Kui magnet ei jaksa midagi rasket välja tõmmata, siis viskame ankru sisse ja ankruga me tõmbame ükskõik mis asja välja. Kui keegi kaotas oma lukku ära ja tahab tagasi saada, siis andke teada. Väga hea koht, jõgi on siin puhas, nii et lähme otsime kohta, mis on rohkem reostatud. Kas kokku pandav rattas? See on konduss. Ongi ju. Hasagi! Mairon näkkas seal midagi suurt, magnet laseb lahti ja vaatame, kas ankruga õnnestub see asi kätte saada. Oi! Ühest mehest ei piisa, et see välja tõmmata, nüüd proovime kambaga välja tõmmata. Võrisi raske. Põhiõng. Siin piisab praeguseks ja lähme sinna kai peale, kus me olime teises osas ja kus meil pidevalt näkkas. Siin on eksemplar eelmise sajandi laste karistajast. Klapsti kalva. See on mingi moon. Kui siin on üks, järelikult siin on veel ja leiame ka relva. Ütle, et see on lastud, siis ei peagi kutsuma. Näete praegu, Kristjan meelitab. Kristjan on juba 2 meetrit lähemale tõmmanud mingi raske objekti. See nagu läheb nii pidi, vaata. Ja siis otsa pealt läheb lahti, vaata. Tuleb. Jah. Magneti tõmbasime kinni, nüüd võtame ankru ja viskame ankru ka sinna kinni. Refi leidsime, praegu leiame auto. Tuleb, vaadake mulje, vaata mulje. Saab kaasa või? Päikeseprillid, päikesepaneelid. Mine, no vaata seda, need on Audi prillid ju. Kui sa vaatad seda kohta siin. Hakkab juba võlitama. Võin öelda, et täna me leiame siit palju pudelikorke. Mida noored joovad? Mida ikka kui Sommersprite, see ei ole reklaam muidugi. Davai, tõmba, sa pool päeva juba temaga sõgid. Mida viidikat? Mairo proovib nii tuurt taktikat. Magnet ja magneti külge pani veel ankru. Siit tuleb kindlasti midagi head. Joh, ei. Oh my god. Ongi jah. No jah. Mis on? Vaata, me leidsime ühesõnaga koti nende mürskudega. Jah. Kui midagi on, siis kõik koos läheme, et seda. See paneb seal. See on mingi 5 euri, vähemalt. Tross, 2 euri. Vaata, kuidas usaldavad seda väikest poissi. Vaata! Vaadake kõik. Tule siia. Midagi väga kasutatud. Naelad. Vaata, kui palju subscribereid saaks. Kristjan Kari. Subscribe! No joke! Nice. Peaaegu praegu veel. See on leide. Seal võib vaalt midagi sees olla. Seal on midagi sees. Te näete, kui palju huvitavalt staffi meil siit Emajõest leidub. Mis te arvate sellest, kui me teeks mingi Eesti suurima magnet fishingu, koguks kokku mingi hullult rahvast
ja ma ei tea, teeme puhtaks selle Emajõe sellest kõigest kraamist, mis siin leidub. Kui magnetit teil pole, siis pole hullu, saab alati osta magnetit. Meie ostame. Et kui teid selline part 4 huvitaks, siis andke teada kommentaarides ja let's go! Meiega liitus üks fängirl nimega Mairi. Suur fänn. Häirekeskus, tere, mis juhtus? Tervist! Me jõest tõmbasime välja mingi kilekoti ja sealt pudenes välja mingi mürsk vist, aga kindel ei ole. Ja siis seal kilekotis tundub, et neid on veel. Selge, aga anname info edasi. Aitäh! Häirekeskusest anti teada siis, et ootaks demineerijate kõnet. Demineerijad helistasid, palusid saata pilte, saatsime neile pildi ja helistasid tagasi, ütlesid tõepoolest tegu mürskudega ja nad kohe sõidavad välja. Tegemist on soomust läbistavate mürskudega. Reaalne oht on selliste asjadega olemas. No selle mürsuga praegu mõtlen, kui nad on rauast läbi käimata, siis ei ole. Enne nii-öelda, nagu sa ise ka näed, et ma teie juures olekul nii-öelda suhteliselt julgelt võtan ja tõstan. Tegemist oleks käsigranaatidega, siis ma teid saadaksin juba tegelikult siis nii-öelda eemalt. Aga davai, teie kodumaa tänab teid. Vaatame, mis seal sees on. Proovime, kui valdad. Ja see on küll täiesti ootamatu. Teenisime me siis 4 eurot ja 42 senti. Kui teil meeldis content, pange subscribe, pange like ja oodake järgmiseid videosi.